Ilhan Omar väidab, et ta on assimileerunud. Ja see on probleem, kui need inimesed ütlevad nii rumalaid asju, sest ma pean neid videoid uuesti tegema, kuna ma ei suuda naermist lõpetada. Issand jumal, kui rumalaks nad meid peavad. Ilmselt peavad nad meid tõesti rumalaks. Just kui meil poleks kõiki tõendeid Ilhan Omari ajaloo kohta, mis näitavad, kui vähe ta on assimileerunud. Ära muretse. Inimesed kritiseerivad teda igast suunast sellepärast. Aga kõigepealt vaatame salvestist. Ja nagu sul oli Somaalia ja Somaalia. Somali citizenship ugama baahni. Miks ta andis? Ma oleksin võinud lihtsalt tagasi minna ja tahtnud. See oli see, mida ma tegin ja ma tahan teile öelda. Waxay ku hagaagi lahaayeen iyo sidii aan ku taakulayn lahay iyo oo taas waxa iga keenaysa Soomaali jecel aan u qabo iyo Soomaaliya jecel aan u qabo. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga see kõlab väga nagu keegi, kes on tugevalt integreerunud ja assimileerunud Ameerika kultuuri, mu sõbrad. Ainus, kellest ma hoolin, on somaallased. Nemad on minu rahvas. Nemad on need, keda ma kaitsen. See kõlab täpselt nagu integratsioon. Siin on tekst. Ma assimileerusin kuni kongressini välja ja see idioot ütleb mulle, et ma läheksin tagasi sinna, kust ma tulin. Kas te kuulsid? Kas te kuulsid, mida see naine just ütles? Kas te kuulsid seda? Mul on väga hea meel, et saan täna koos teiega olla. Aniga helka aan ku fadhiyo waxyaalo badan aan isla qabano waan ogahay aniga mas'uul weyn inuu iga saaran yahay wadankii aan ku dhashay oo aan ka imid. Ma tunnen kongressis vastutust aidata riiki, kust ma pärit olen. Ma olen Somaalia tüdruk, sündinud Somaalias. Ma ei vaja Somaalia kodakondsust. See on minu sünniõigus. See on minu veri. Nad on inimesed, kellega mul on ühine kultuur. Nad jagavad minu keelt ja usku. Nemad on inimesed, kelle vastu mul on kaastunne. Nii et kui ma panen kõrva peale, et kuulda, mis toimub Somaalias, et saaksin midagi teha ja seda parandada, kasutades muide oma võimu Ameerika kongressis, siis teate, kellega mul tegelik kuuluvus on? Ma olen kohanenud. Ma kohanen. Ilhan Omar ei tunneks assimilatsiooni ära isegi siis, kui see talle näkku lööks. Ja tuletan teile kõigile selle imelise tseremoonia puhul meelde. Ilhan Omar nimetab Somaalia presidenti meie presidendiks Minneapolise koosolekul. Lisaks natuke taustainfot. Lisaks sellele, et Ilhan Omar on üks vastikumaid inimesi kongressis, on ta ka Somaalia kogukonna esindaja. Teate küll, need, kes on seotud kogu selle pettusega ja varastavad Ameerika maksumaksjatelt. Kui sa sulandud uude riiki, siis tavaliselt sa ei võta midagi neilt inimestelt, kelle sekka oled sulandunud, et anda tagasi nendele, kelle juures sa tulid ja kellega sa enam ei ole seotud. See on nii naeruväärne, ma ei suuda seda taluda. Mul on väga suur au, et meie president, Somaalia president on siin. Lubage mul selle väite kohta midagi öelda. Me vaatame selle lõpuni. Ausalt öeldes ei suuda ma teda selles keeles rääkimas kuulata. See ajab mind oksele. Asi on selles. Kui sa oled Ameerika kongressi liige, siis on universumis ainult üks inimene, kes on sinu president. Universumis on ainult üks inimene, kes on sinu valijate rühma president, need, kes sind ametisse valisid. Ja ma annan sulle väikese vihje. See ei ole Somaalia president. Jah? Nii et vaata seda uuesti. Mul on väga suur au saada see võimalus Somaalias muidugi. Meie president, Somaalia president. President Hassan Sheikh Mohammed. Tervitame teda soojalt Minneapolis. Lähme. Presidendil ja minul on eriline suhe. Ma kutsun teda onuks ja tema kutsub mind oma tüdrukuks. Natuke ebamugav, ei hakka salgama. Sul ilmselt ei peaks olema presidendiga sellist suhet, kus ta kutsub sind oma tüdrukuks.
aga kui sa jätad kõrvale kogu selle veidra seksuaalse alatooni, siis see, et Somaalia president kutsub Ameerika kongressis olevat naist oma tüdrukuks, mida see tähendab? Ma ütlen sulle, mida see ei tähenda. Kui sa mõtled, siis see ei tähenda, et sa oled assimileerunud. Ei, see tähendab, et sa oled täielikult sisse imbunud. Ja ta on juba iseenesest kohutav inimene. Ma tahan tänada teid kõiki. Ma armastan teid, ma armastan teid, ma armastan teid, ma armastan teid. Tere tulemast koju. Meie kodu on teie kodu. Tere tulemast Minneapolisesse. See tähendab. Ära muretse. See on koht, kus sa saad kogu oma raha, sest me oleme tõesti head toidu hankimises ja kõige rahastamises, mis Somaalias toimub. See on sinu kodu. Ma olen selle ära teinud. Ma olen sinu poolt, Onu. Ma olen sinu poolt. On möödunud aastaid. Me ei ole siin. Me oleme väga õnnelikud, et meie Hassan on meie president. Kui sa arvasid, et ta tegi võib-olla esimesel korral vea, siis ei. Nüüd oleme juba teisel ringil oma presidendiga. Issand, sõna otseses mõttes teine ring. Ja kõik on väga õnnelikud. Soomaaliya et meeshaan teegshugoodan waa gurigooda anaga ma dareensanihin in anaga tahay meelnaga. Folia on meie kodu, mitte Ameerika, mitte Minneapolis, mitte see riik, kuhu me oleme assimileerunud, kuhu me oleme integreerunud. Ei. Somaalia. Somaali, kas ei oleks? Hene kunosha. Qalbigeennay ku jirta. Iga kord mõtleme Somaalia peale. Jah, ma ei tea, mida öelda. Minu jaoks ei tundu, et see oleks keegi, kes on oma kultuuri sügavalt omaks võtnud. Olgu, see on džihaad Ameerika pinnal. Ilhan Omari kongressiringkond, see on keegi tema ringkonnas, näete. Sest probleem Ilhan Omariga pole mitte ainult tema enda lõimumine, vaid ka see, et kõik inimesed, keda ta esindab, ei lõimu samuti. Kas ainult mina tunnen seda pro-ameerikalikku energiat, seda assimileerumise ja lõimumise energiat või tunned sina ka? Kui sa mõtled, miks ta selle kommentaari üldse tegi, siis see on sellepärast, et keegi otsustas talle vastu astuda. Ja see keegi on esindaja Tom Emmer. Arva ära, mis juhtus. Kurjategija korrale kutsumises ei ole midagi rassistlikku. Tõsi. Tõsi, kui ma seda ütlen. On aeg. Ma mõtlen, see on see, mida nad teevad suures Minnesota osariigis. Tead, meie kultuur, see Skandinaavia kultuur. Muide, ma parem teen selle selgeks enne, kui edasi lähen. Kas siin on mõni minnesotalane? Ja siis las ma lihtsalt ütlen. Okei, sündinud. Sa kannad seda mütsi. Sa pead olema pärit Põhja-Minnesotast. Iron Range'ist? Ei. Ilmselt pigem Iowale lähemal. Ei, ma jätan selle sinna paika. Põhjus, miks ma selle teemaks võtan, on see, et ma ütlen inimestele pidevalt. Minnesota ei leiutanud passiiv-agressiivset käitumist, aga meie täiustasime selle. Olgu, ja mina juhtun olema rohkem agressiivse poole peal, mis Minnesotas alati ei toimi. Nagu Ralf teile ütleb, teate, isegi mõnikord kardavad minnesotalased nii väga, et te nimetate meid rassistiks, islamofoobiks või annate meile mingi muu sildi, et me lihtsalt ei taha sellesse vaidlusse sattuda. Teate mis? Ma väidaksin, et mind pole kunagi huvitanud, aga nüüd olen ma lõpetanud ettevaatlik olemise, isegi kõige vähemalgi määral. Ma mõtlen, et see mees väärib tõesti aplausi. Ta tõesti väärib seda. Ja mina ei vääri. Mind tegelikult ei huvita, kus sa tuled, eks ole. Aga kui sa tuled siia suurde riiki, siis pead sa aru saama, et sa tuled siia selleks, et olla ameeriklane. Meie tähistame kõigi kultuuri. Me oleme sellega rahul. Nii kaua, kui sa oled ameeriklane, tähista oma kultuuri. Mind ei huvita, kas oled itaallane, poolakas, tead, somaallane, okei. Aga kui nad ei assimileeru, siis peaksid nad kuradile tagasi minema sinna, kust nad tulid.
Ta ei ütle midagi muud, ta ei ütle midagi vastuolulist. Ta ütleb sõna-sõnalt seda, mida me kõik mõtleme. Aga Ilhan Omarile muidugi ei meeldi, et keegi kritiseerib tema kallist Somaali kogukonda, kuna nad ei assimileeru. Nii et ta kirjutab, ma assimileerusin kuni kongressini välja ja see idioot ütleb mulle ikka veel, et ma peaksin tagasi minema sinna, kust ma tulin. Kahjuks Ilhan Omarile on just tema see, kes tuletab meile kogu aeg meelde, kuidas ta pole üldse assimileerunud. Ja nüüd kogu selle New Yorgi draamaga oleksime me hooletud, kui ei mainiks, et ta toetab aktiivselt inimesi, kes on Ameerika vastased. See pole ainult see, et ta armastab oma kodumaad, mis on tore. Sul on lubatud tulla Ameerikasse ja armastada ka teist riiki. Sa pead lihtsalt proovima integreeruda ega tohi tuua siia inimesi, kes tahavad ainult riiki hävitada. Kongressi Naina Omar, teie uusim kolleeg New Yorgist, Chevye, on kutsunud inimesi üles panema oma räpaseid käsi Ameerika lipule. Kas te mõistate seda hukka? Miks te, demokraadid, vihkate Ameerikat? Te ei suuda hukka mõista oma kolleegi, kes kutsub inimesi üles panema oma räpaseid käsi Ameerika lipule. Ei, nad ei suuda, sest nad ei taha, sest nende kogu plaan ja kogu mõte on Ameerika ühiskonna hävitamine. See, et need inimesed on endiselt kongressis, on mulle täiesti arusaamatu. Aitäh, et pöörasite sellele küsimusele tähelepanu.